võtsin sinna pulmamaja poole minna, hommikul kui võtsin sinna pulmamaja poole minna. Ai trilli, 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 ai trilli, 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 ai trilli, trallalla. Võtsin kokku oma meele, astusin siis julgelt teele, võtsin kokku oma meele, astusin siis julgelt teele. Ai trilli, 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 ai trilli, 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 ai trilli, trallalla. Pea olin mina seal, kell jopp oli 10 päev, pea olin mina seal, kell jopp oli 10 päev. Ai trilli, 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 ai trilli, 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 ai trilli, trallalla. Teeretasin pulmarahvast vastu, võtsin mind ausast, teeretasin pulmarahvast vastu, võtsin mind ausast. Ai trilli, 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 ai trilli, 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 ai trilli, trallalla. Ütles, kes on pruuniveen, valmistagu varsti end. Ütles, kes on pruuniveen, valmistagu varsti end. Ai trilli, 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 ai trilli, 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 ai trilli, trallalla. Ai on kiirik kuule sõita, ei või enam aiga vita. Ai on kiirik kuule sõita, ei või enam aiga vita. Ai trilli, 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 ai trilli, 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 ai trilli, trallalla. Rahvamuusikapeo ansambel alustas meie pidulikku koosviibimislooga Pulmamaja poole. Tere õhtust, head sõbrad! Mina olen Priit Oks või nagu Mulgimaal mind kutsutakse Oksa Priiduks. Mul on hea meel teid tervitada ja mitte ainult iseenda poolt, vaid kõikide umbes 25 000 mulgi poolt, kes mõned kuud tagasi kutsusid mind ühiselt enda juurde ja panid minu kaela mulkide esindusauraha. Nii et olgu kõigi 25 000 mulgi poolt soovitud teile hääd pidu ja mõnusat äraolemist. Enne kui me päriselt asjaga pihta hakkame, on üks oluline sõnum veel, millega mulle tundub, et kuidagi õige poleks hakata, sellepärast, et täna ma siin seisan Mulgi 6 lokulaudade pidulikul jagamisel ja see tuletas mulle meelde, et umbes 15 aastat tagasi me läksime hea sõber Kulno Malvaga Saaremaale, kus minu ema koos oma sõprade ja heade kaasamõtlejatega korraldas aastaid sellist asja nagu Leisi Värksi pillieehituslaager. Ma tahan teil lihtsalt viia korraks sinna 15 aastat tagasi olnud situatsiooni. Kesksuve Leisi kooli puutööõpetuse klassis ja me ööbisime Kulnoga mere ääres telgis ja nädala jooksul kõik need inimesed, kes seal laagris osalesid, ehitasid omale kromaatilise lokulaua. Ja siis selle nädala lõpuks oli välja kuulutatud Leisi keskkooli aulas kromaatiliste lokulaudade kontsert. Ja see on hea lugu rääkida praegu sellepärast, et täna on meil tegelikult lokulaudade ühiskontsert. Natukene
detailtehnilist informatsiooni, miks me üldse siia kokku oleme tulnud. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts tegutseb selle nimel, et rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonnad oleks Eestis hoitud, hinnatud ja elujõulised praegu ja ka paljude aastate pärast. Rahvatantsu ja rahvamuusika väärtustamine, traditsioonide edasikandmine ja ajaga kaasas käimine algab inimestest, kes on ühiskonnas hästi nähtavad ka laulu- ja tantsupidude vahelisel ajal. ERS märkab ning innustab valdkonnas tegutsejaid ja selle edendajad. Igal aastal tunnustame aasta preemiatega, lokulaudadega tegusaid inimesi, organisatsioone ja olulisi sündmusi, tegevusi ja algatusi, millel on oluline mõju kohalikule, maakondlikule või üleriigilisele tasandil. Nii et, head sõbrad, me oleme valmis alustama ja panema lokulauad kõlama. Kõigepealt aga paneme kõlama rahvamuusika peoansambli Pillid Siuh-Sauh polkaga. Mõtlesin ise ära selle. On ju? Tere päevast ka meie poolt. Meie tõesti oleme rahvamuusika peoansambel. See tähendab seda, et siin laval on pool meie tänavuse rahvamuusika peo loomingulisest meeskonnast ja pool folklooriklubi Maatasa liikmeid, kes ka samuti kõik on väga palju panustanud selle peo toimimisse. Ja meil on väga hea meel seda tänast pidupäeva teiega koos tähistada, ühtlasi panna selline pidulik punkt sellele meie ise oma teekonnale ja veel päris viimast korda ka meeskonnana koos olla. Ja me mängime meenutuseks mõned rahvamuusika peol kõlanud lood. Esimene lugu oli Pulmamaja poole, see kõlas peol koondorkestri esituses, selle seade autoriks ongi folklooriklubi Maatasa, aga järgmine lugu tuleb mandoliinide liigist ja sellest räägib mandoliinide liigijuht Tanel Sakrits. Jah, tere! Järgmine lugu on tõesti Valdur Lehtla kirjutatud Siuh-Sauh polka. Paljud seda teavad teist kindlasti ka teatud telesaatest Tujurikkuja. Ning kuigi siis peol kõlas see antud lugu mandoliinide esituses, siis täna ka paljude teiste pillidega, nii et vaatame, mis siis saama hakkab. Aga alustame pihta ja lähme esimese lokulaua juurde. Lokulaud aasta rahvamuusika kollektiiv. Lokulaua annab üle muusik,
koolijuht ja erisijuhatuse liige Jaanus Põlder. Aasta rahvamuusika kollektiiv on kooslus, kes on toonud lavale killukese kultuurist, mis on vahepeal vaikinud, kuid mitte kadunud. Nende muusika jutustab eesti rootslaste lugusid, laule, mis tulid Rootsist Eestisse ja jäid siin kõlama ning laule, mis sündisid Eestimaa randades ja rändasid koos inimestega edasi Rootsi, kandes endas koduigatsust ja mälestusi. Pärast 10-aastast pausi ilmus nende uus heliplaat Põhjast tõusvad iilid, mis koondab laule nii eesti kui rootsi keeles ja rannarootsi murdes. Neid on leitud vanadest käsikirjalistest lauluvihikutest, mida kasutati Sofia Joonsi uurimustöös eesti-rootslaste identiteedi kohta. Iga laul kannab jälge inimestest, kelle elu ja teekond selle muusika kujundasid. Aasta rahvamuusika kollektiiv 2025 on Strand Rand. Lokulaud, aasta rahvatantsu kollektiiv. Lokulaua annab üle rahvatantsu õpetaja ja erisijuhatuse esimees Kadri Tiis. Aasta rahvatantsu kollektiiv on ansambel, kelle töö ja järjepidevus on teinud neist ühe Eesti rahvakultuuri nähtavaima tegija. 1945. aastast alates on nende juures tantsinud tuhandeid ning ka praegu tantsib ligi 200 inimest. Möödunud aasta oli eriti tegus. Nad korraldasid mitmeid üleriigilisi ja kohalikke sündmusi. Nais- ja neidude rühmade võistu tantsimise, Helju Mikkeli juubelikontserdi ning oma 80. aastapäeva kontserdi, kus kõlas nii ansambli Kullafond kui uus looming. Ansambel on kogukonnas nähtav ka lavalt väljas. Nende ridades tegutsevad paljud Tartumaa tantsuõpetajad ja juhid ning ansambli juhatus toetab igapäevast tööd nii, et juhendajad saaksid keskenduda loomingule. Aasta rahvatantsu kollektiiv 2025 on Tartu Ülikooli rahvakunsti ansambel. Lokulaud, aasta rahvatantsu kollektiiv. Lokulaua annab üle rahvatantsuõpetaja ja erisijuhatuse liigne Agne Kurrikov-Herman. Aasta rahvatantsu kollektiiv on ansambel, kelle juubelihooaeg tõi lavale nii ansambli ajaloo kui tänase lähenemise. 75. hooaeg kulmineerus lavastusega Hetk, mis tõi Alexela kontserdimajja üle 100 tantsija ning sidus klassikalised ja folkloorsed tantsud uue loominguga. Sama kontsert jõudis ka Narva kultuurimajja, pakkudes Ida-Virumaa publikule suurejoonelist rahvatantsu elamust. Ansambel oli nähtav ka teistel suurematel sündmustel. Nad on 75 aasta jooksul olnud koht, kus kohtuvad põlvkonnad. Tudengid, vilistlased ja rahvatantsusõbrad. Nad on hoidnud kõrget kunstilist taset ja toonud lavale uusi ideid, kasvatades ühtlasi järgmisi tantsijaid ja juhte. Aasta rahvatantsu kollektiiv 2025 on tantsuansambel Kuljus.
Kuljus, lava on teie päralt. Kandle polka, tantsuautor Maido Saar. Lokulaud aasta noorte algatus. Lokulaua annab üle rahvatantsuõpetaja ja erisijuhatuse liige Helena Mariana Reimann. Aasta noorte algatus läheb rühmale, kelle tegevus on näidanud, et oma algatus võib kasvada tugevaks ja toimivaks tantsukogukonnaks. Pärast gümnaasiumi lõpetamist otsustasid noored tantsijad ühiselt teekonda jätkata ning võtsid rühma juhendamise enda kanda. 2025. aasta suvel tõid nad lavale kontsertetenduse Laskem elada, kus osalesid erinevad rühmad koos külaliste ja pärimusmuusikutega. Algatus on hea näide sellest, kuidas noored suudavad ise luua ja hoida rahvatantsu keskkonda, mis toetab tegijaid ja kasvab koos nendega. Aasta noorte algatus 2025 on Härmatis vilistlasrühm.
Härmatis, lava on teie päralt. Väikses paadis, tantsuautor Elo Unt. Väikses paadis päevavalge käes tõuseb tuul ja kaasa meid viib. Suures plaanis sinu silmi näen on nii hea, et sa oled veel siin. Ja kui käibki kummulime laev ja jalad põhjas on kaikumas nael. Ei veel kiiret, pole kaldale, juba oleme kõrvuni sees. Meil siin laval ja ausalt öeldes ka lava taga läheb päris mõnusasti. Meeleolu on muutunud heaks. Mõnus kerge on olla, väike sükene esinemise eelne pinge on mõnusasti maha läinud. Kuidas teil läheb? No see on tore. Et need, kes veel ennast väga mugavalt ei tunne, siis katsuge ka ikkagi see nupp sisse lülitada, et argielu jäi ja nüüd sa oled kohal ja hää on olla oma inimestega koos. No ma siis kasutan selle hetke ära, et sellises mõneti akadeemilise kontserdi puhul head inimesed teile siis niisugust nagu mugavust tekitada ja hoopis räägin ühe niisuguse vaba tekstilise jutu. Kui te lubate? Lubate? Väga tore. No ega millest see mulk räägib, kui ikka mulkidest ausalt öeldes. Ja sattusin hiljaaegu peale ühele päris toredale sündmuse või inspiratsiooni saamise loole. Ja mul on hea meel, et meil siis seal mulkidel oli kuidagi seda hetkes olemist ja tarkust sellest inspiratsioonisituatsioonist kinni hakata. Aga kuna kade mul kindlasti ei ole,
nagu ka ta ju tegelikult nii väga, no me teame, et mulk on ihne, eks ju, ja sihuke küüned enda poole, kuidas ta ujub, eks ju, tead seda, eks ju. Aga tegelikkuses mul on hea meel tuua välja, et seal on ikkagi kihte veel ja veel. Lugu sai alguse, ma arvan, 15 aastat tagasi. Üks minu sõber hakkas tegema oma vanale mulgi häärberist kodule remonti ja see oli sellist tüüpi häärber, et vana palkmaja oli üle löödud umbes nii suurte savitahvlitega. Eks sul on palkmaja, aga sikuste savitahvlitega oli üle löödud ja see oli mingist nukast hakanud lagunema, see tuli võtta lahti. Ja selgus, et see, mida kogu see pere on teadnud, et see on aken, et see ei olegi alati aken olnud, vaid see on kunagi olnud uks. Ja siis hakati uurima talu ajaloost, et miks see uks sellesse tuppa otse tõi. Ja selgus, et kui ülejäänud majas ei ole vahetatud põrandat, on võib-olla vahetatud 1 korra, siis selles konkreetses toas on seda vahetatud 3 korda. Ja kutsuti spetsialistid kohale, kõik avaldasid oma arvamust ja tuli välja, et mulgid on 19. sajandi keskel oma kodusid planeerides sinna sisse eraldi sissepääsuga külarahva tantsutoad. Nii et kui ülejäänud majas põrandat ei vahetatud, siis seal oli külarahvas aastatega läbi tantsinud juba 3 põrandat. Mis tähendab keskmiselt 1 põrand 50 aasta kohta. Polegi väga paha. Ja siis traditsioonidest rääkides, siis me võtsime sellest mõttest kinni ja algatasime selleks aastaks mulkidele sellise uue traditsiooni, et me kutsume inimesi registreerima oma kodukontserte või kodutantsuõhtuid või ausalt öeldes ükskõik mida. Registreerima pööriöö ära olemise programmi. Ehk et siis meil juhtuks selline asi, et me 21. detsembri õhtul või öösel paneme kõikide mulkide kodud laulust ja tantsust koos särama. Ja siis üks ajakirjanik helistas mulle, et tahaksin pressikut teha ja kutsuda, et kuhu ma siis neid inimesi nüüd saatma hakkan, eks ju, kes kohutult tahavad igalt poolt mujalt tulla. Ma ütlesin, et vaadake, sellega on selline lugu, et tõesti, meil on see kampaania, aga me külla ei oota mitte kedagi. Et see inimene, kes korraldab, võib kutsuda, keda ta tahab, aga et nagu bussiga ei saa tulla. Ja nüüd kõik olid šokeeritud täiesti. Võt selline lugu. Tänan tähelepanu eest. Nüüd aga mul on hea meel juhatada kaks tantsu korraga sisse. Esimene on Kurtu Tetsu, tantsuautor David Truusa, tantsib Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldajad ja teine Halk ja valss, tantsuautor Rauno Subko, tantsib rahvatantsuselts Pääsuke.
Lokulaud aasta korraldaja. Lokulaua annab üle rahvatantsuõpetaja ja ERSi direktor Karel Johannes Vähi. Aasta korraldaja on rahvatantsuõpetaja, kelle töö ja pühendumus on aidanud kujundada Tartumaast tugeva rahvatantsukeskuse. Möödunud hooajal pühendas ta Helju Mikkeri pärandi jäädvustamisele ja vedas projekte, mis tõstsid tantsumemme pärandit kogukonnas tugevalt esile. Tema eestvedamisel toimus mälestustseremoonia Nõos ja etenduskontsert Pääsukesena taeval, kus esitleti Mikkeli loomingut. Ta juhib Tartumaa rahvatantsujuhtide liitu ja töötab igapäevaselt Tartu koolides rahvatantsuõpetajana. Aasta korraldaja 2025 on Külli Petersell. Lokulaud aasta sündmus. Lokulaua annab üle rahvatantsuõpetaja ja ERSi juhatuse liige Helena-Mariana Reimann. Aasta sündmus on austusavaldus inimesele, kelle looming ja õpetus on mõjutanud Eesti rahvatantsu mitme põlvkonna vältel. 2025. aastal tähistas rahvatantsupere Helju Mikkeli 100. sünnipäeva sündmusi. Nõo kalmistul toimunud mälestustseremoonia ja sellele järgnenud koosviibimine meenutasid memme pärandit. Juubelipidustuste keskmes oli Vanemuise kontserdisaalis toimunud gaalakontsert Pääsukesena taeval, kus esitleti Mikkeli tantse, sealhulgas ka nende uusi muusikaseadeid. Sündmused näitasid, kuivõrd tugev on Helju Mikkeli mõju Eesti tantsukultuurile, nii laval kui kogukonnas. Aasta sündmus 2025 on Helju Mikkeli 100. sünniaastapäeva sündmused. Lokulaud aasta sõber. Lokulaua annab üle Agne Kurikov-Herman. Aasta sõbra tiitel tunnustab tegijaid, tänu kellele said Helju Mikkeli tantsud uue kõla ja uue elu. Tema 100. sünniaastapäeva kontserdiks loodi 8 uut muusikaseadet tantsudele, mida ei olnud võimalik enam esitada, sest varasemad salvestused olid kas kadunud, aegunud või halva kvaliteediga. Mõni neist, nagu Minu Mari, polnud kõlanud laval üle 50 aasta. Selle töö taga oli meeskond, kes viis kokku info, loojad, muusikud ja kõik salvestamisega seotud detailid. Nende panus taastaski võimaluse esitada mitut Helju Mikkeli tantsu nii, nagu need väärivad kõlada. Aasta sõber 2025 on Ilmar Uduste, Patrik Sebastian Unt ja ansambel Vox Punt ning Taavi Kull ja Tartu Ülikooli sümfooniaorkester.
sõna saab laulu- ja tantsupeo sihtasutus. Hea, kui kõvasti mikrofoniga on, hea tantsu- ja rahvamuusika rahvas. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt tervitame teid eduka tantsu- ja rahvamuusika aasta puhul. Aga Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusel on hea tava tunnustada pikaajalise panuse eest laulu- ja tantsupeo traditsiooni, inimesi ja kinkida neile Kristi Küti poolt valmistatud, spetsiaalselt ühele inimesele valmistatud selline põll. Ja meil on siiralt hea meel Agnega siin seista ja anda üle, kinkida Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt sel aastal põll meie armsale kolleegile, armsale sõbrale, tantsupeo ise oma pealevastajale, Helena-Marianna Reimannile. Kallis Helena. Lava valutab Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel Kuljus. Võrokeste tants. Tantsu autor Kai Leete. Aasta pikaajalise panuse preemia läheb inimesele, kelle töö on kujundanud ühe ansambli näo ja mõjutanud Eesti rahvatantsu mitme põlvkonna jooksul. 1970. aastatest alates on ta olnud Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambli Kuljus suunaja ning tema jaoks on tants olnud alati lugu, mis peab tantsija silmades elama.
Pärast ameti üleandmist jätkas ta vilistusrühma juhina ning on tänaseni seotud Kuljuse tegemistega. Tema panus ulatub ansamblitööst ka tantsupidude kunstilise juhtimise ning Tantsupeomuuseumi ja tantsujuhtide kogukonna arendamiseni. Pikaajalise panuse preemia 2025 Ülo Luht. Lokulaud Pikaajaline panus. Lokulaua annab üle Helena Mariana Reimann. Aasta pikaajalise panuse preemia läheb inimesele, kelle töö on kujundanud veel ühe ansambli näo ja mõjutanud Eesti rahvatantsu poole sajandi jooksul. Ta on 50 hooaega olnud Tallinna Huvikeskuse Kullo tantsuansambli Sõleke kunstiline juht ning õpetaja, kelle käe all on kasvanud mitu põlvkonda tantsijaid. Tema loominguline pärand on muljet avaldav. Ta on loonud üle 200 Eesti-ainelise tantsu ning tema värskemad tööd jõudsid viimati lavale tantsulavastuses Pööriöö. Mitmed tema tantsud on leidnud tee ka vabariiklike ja maakondlike tantsupidude repertuaari. Ta on loonud õppematerjale tantsuõpetajatele ja töötanud selle nimel, et rahvatantsu oskused ja teadmised oleksid kättesaadavad ka järgmistele tegijatele. Pikaajaline panus 2025. Ene Jakobson.
tantsuautor Ene Jakobson. Oh keeruta, tantsuautor Ene Jakobson. Tallinna huvikeskuse Kullo tantsuansambel Sõleke. karva. Kallis päiv pärlikarva, kallis päiv pärlikarva. Täheõbe helme karva, täheõbe helme karva. Taivakojande sinitsen, taivakojande sinitsen, tuulte tuande upatsen, tuulte tuande upatsen. Pilvepatjulde puhkaje, pilvepatjulde puhkaje, soovi, et miu kullesside, soovi, et miu kullesside. Palu, et miu märkasside, palu, et miu märkasside. Ooda, et miu tunnesside, ooda, et miu tunnesside.
lased, kui nendesse vajutad hõõguva nõu ja pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kaugusest kukuvad käod. Oh, kirjuta, lennuta! Hämaras toomepuu lumena vale on sinule hõiskavaid ööbikuid täis, miks muidu su kuuled ja õhetav pale nii õunapuu õiele sarnane näib. Oi Saaremaa liitude kastesed süle, öövaikuses lauludest helisev nurm on pilvedest helendab taevastu üle ja kirgliku suudluse esmane kurb. Oh, keeruta, lennuta! Heinamaal peamegi pidu, kus hämarikuidule ulatab käe, on kõikide mõtteid ja toiminguid siduv, see tööde ning rõõmude küllane päev. Oh, kirjuta, kudruta kavalat juttu, kultärniga noor, kes sõjamees saa. Me nüüd on nii valged ja kuluvad ruttu, et linanat neid sa püüda ei saa. Oh, kirjuta, lennuta, kudruta. Lokulaud pikaajaline panus. Lokulaua annab üle Jaanus Põlder. Aasta pikaajalise panuse preemia läheb inimesele, kelle tööl on olnud märgiline mõju Eesti rahvamuusika uurimisele ja hoidmisele. Ta on aastakümneid tegutsenud Eesti Rahvaluule arhiivis, olnud heliarhiivi juhataja ja teadur ning õpetanud regilaulu ja rahvamuusikat mitmes kõrgkoolis. Ta on toimetanud olulisi väljaandeid, muuhulgas Eesti rahvamuusika antoloogiat ja sarja Vana kannel ning tema doktoritöö regilaulu maailma tõlgendamisest on hinnatud sügavuse ja inimliku lähenemise poolest. Ta on õpetanud ja juhendanud nii Eestis kui mujal, sidudes teadusliku teadmise ja praktilise kogemuse ning aidates näha regilaulu elava pärimusena. Pikaajaline panus 2025 läheb Jaanika Orasele. Jumal armas Jaanika, ait Jumal armas Jaanika, ait Jumal meie täname, ait Jumal meie täname, ait Jumal au anname, ait Jumal au anname, ait Jumal laule
laulemast, ait Jumal laulemast ja viisikest ta võttemast ja viisikest ta võttemast, ait Jumal rada näitamast, ait Jumal rada näitamast, kus meie emad enne käinud, kus meie emad enne käinud ja meie isad enne läinud ja meie isad enne läinud, kus nad käinud, mis nad näinud, kus nad käinud, mis nad näinud, läinud seda teeda tipulista, läinud teeda tipulista, maadaga maksa karvalista, maada maksa karvalista, kes on teinud teiluda, kes on teinud teiluda, teiluda ma mõnuda, teiluda ma mõnuda, laulnud nii, et maa müügiseb, laulnud nii, et maa müügiseb, püüdnud nii, et mets müügiseb, püüdnud nii, et mets müügiseb, viisi vaikset veeretanud, viisi vaikselt veeretanud, mütanud maamereksi, mütanud maamereksi, laulnud liivalindudeksi, laulnud liivalindudeksi, merepõhja põldudeksi, merepõhja põldudeksi, merekaldad kaaladeksi, merekaldad kaaladeksi, jõehaavid neidudeksi, jõehaavid neidudeksi, tammed ilma hoidijaksi, tammed ilma hoidijaksi, kaased elu kandijaksi, kaased elu kandijaksi, lauluga loon terve ilma, lauluga loon terve ilma, ait Jumal armas Jaanika, ait Jumal armas Jaanika, ait Jumal kulda noppimast, ait Jumal kulda noppimast, ait Jumal hõbet hoidemast, ait Jumal hõbet hoidemast, mis on jäänud jälgedesse, mis on jäänud jälgedesse, mis on sammule saadanud, mis on sammule saadanud, ait Jumal armas Jaanika, ait Jumal armas Jaanika, ait Jumal meie täname, ait Jumal meie täname, ait Jumal au anname, ait Jumal au anname, ja palju õnne soovime, ja palju õnne soovime. Laulsid Jaanika õpilased Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika osakonna tudengid. Omaloomingulist regilaulu, mille on kirjutanud Eva Eensaar. Pärimusliku loo inspiratsiooniallikas ehk pärimus ja meie kultuurilugu näiks olevat üpris lõputu. Ja kui me kultuuriloojatena tihtipeale vaatame, et peaks tegema rohkem midagi sellist või tooma rohkem sisse oma loomingusse teiste rahvaste tükke, teiste rahvaste kultuuri, siis mida aeg edasi, seda selgemalt tundub, et tegelikult nii meie enda jaoks, aga ka kõigi nende teiste jaoks igal pool laias maailmas on kõige õigem jutustada ikkagi meie enda lugusid. Kõige ausamalt ja kõige omanäolisemalt, sellepärast et mitte keegi teine eestlaste lugusid nii hästi ja nii õigesti ei suuda jutustada, kui me ise seda suudame teha. Olgu selleks keeleks siis kirjandus, film, tants, laul, pillimäng või miski muu.
Mulgina mulkidest rääkides või Mulgimaa kultuuriloost rääkides, siis huvitaval kombel on niimoodi, et meil on hirmu ja õudusjutte nii palju, et mitte kuskil mujal maailmas nii palju hirmu ja õudusjutte ei ole. Ja siis tulebki vaadata, jutustame rohkem hirmu ja õudusjutte, nii et kui te tulete järgmine kord järgmisel suvel Mulgimaale, siis olete teretulnud järgmisele Mulgipeole ja meil on plaan jutustada ainult väga õudsaid lugusid. Sellepärast, et ma mäletan juba hästi, kui ma olin väike poiss, kasvasin üles, karksin uias, siis ma mäletan, et meil olid kogu aeg Lisna ja Lasna. Olid mingid tegelased, Lisna, ma ei mäleta neist eriti palju, ainult ühte lugu mäletan, et nad olid vanapagana pojad, kes üle seal karksi ürgoru, üks elas ühel pool oru otsast, teine elas teispool, ja nad loopisid üksteisele aeg-ajalt. Üks neist oli leivameister ja siis ta loopis leiva laabi taga üle karksi kihelekonna teisele vennale leiba. Nii et kui sellised toredad jutud olemas on, siis taas lavastame need ja viime need lavale. Nüüd aga toob lavale tantsu Kabala kandi kargamine. Rahvatantsuselts Pääsuke. Tantsu autor Rauno Supko. karvad, kirurunga varvad, sulguvardi viisud, Tartu linna liisud, keda kokku armastuse roog. Lokulaud, aasta järelkasvu algatus. Lokulaua annab üle Karel Johannes Vähi. Aasta järelkasvu algatus tunnustab ettevõtmist, mis lõi kõige noorematele tantsijatele oma koha laval.
Jõelähtme vallas toimunud väikelaste tantsufestival tõi kokku rühmad, kus tantsivad koos lapsed ja nende vanemad. Just nemad panustavad tantsuharidusse perekondade kaudu, toetades põlvkondade vahelist sidet ja tutvumist rahva tantsuga juba lapsepõlves. Festivali kutsusid ellu ja korraldasid Harjumaa tantsuõpetajad Mirjam Sirkas ja Liina Eero. Aasta järelkasvu algatus 2025 on väikelaste tantsufestival Pisifest. Lokulaud aasta raamat. Lokulaua annab üle Kadri Tiis. Aasta raamat on teos, mis loob tervikliku ja kauni pildi tantsujuhist, kelle nimi on Helju Tori. See raamat avaldab muljet oma professionaalse ja läbimõeldud teostusega. Kvaliteetsed fotod, selged viited ja hoolikas kujundus annavad edasi nii ajastu kui ka inimese enda väärikuse. Teose suurim väärtus on siirad ja südamlikud mälestused, mis avavad Helju elu nii õpetaja, looja kui ka inimesena. Nende kaudu kerkib esile soe, järjekindel ja innustav isiksus, kelle panus ulatub kaugele üle lavaruumi. Aasta raamat 2025 on Räägime Heljust. Lokulaud aasta küla pillimees. Lokulaua annab üle Jaanus Põlder. Aasta küla pillimees on muusik, kelle suupillimäng on saanud tuttavaks nii Põlvamaal kui kaugemalgi. Tema mäng on ehe, selge ja omapärane. Oskused on tulnud isa kõrvalt ja nende kaudu kannab ta edasi väärtuslikku pärimust. Tema juures on oluline ka see, kuidas ta inimesi kokku toob. Sõbraliku oleku, lavalise hoo ja siira muusika rõõmuga. Tema mäng innustab nii kuulajaid kui noori pillimehi. Aasta küla pillimees 2025 on Jaak Eenloo. Jaaku pole, ma löön ja sina viid talle selle koju. Lokulaud aasta tugi. Lokulaua annab üle Karel Johannes Vähi. Aasta tugi läheb inimesele, kes on toonud pakri-rootslaste kultuuri tagasi Eesti kultuuripilti ja teinud seda nii teadmiste, pühendumuse kui isikliku kirega. Ta on olnud pakri kultuuri uurimise ja tutvustamise üks peamisi eestvedajaid ja panustanud oluliselt pärandit tõlkimisse ja mõtestamisesse. Tema tõlkinud
Tema tõlgitud Per Schöderbecki teosed on andnud Pakri kultuuri uurimisse olulise allika. Koos abikaasaga on ta loonud MTÜ, et hoida ja tutvustada Pakri lugusid, tantsu ja muusikat. Aasta tugi 2025 on Juhan Bernad. Väike Virve, tantsu autor Elo Unt. Laval on soveldaja. Lokulaud aasta looja. Lokulaua annab üle Jaanus Põlder. Aasta looja on muusik, kes leiab pärimusest uusi kõlasid ja julgeb anda sellele tänapäevase vormi. Tema audiovisuaalne kontsert oma lugu otsides tõi ühte saali eri põlvkondade muusikud ning näitas, et pärimusmuusika võib olla ühtaegu isiklik ja ühine. Ta tegutseb õpetaja, mentori ja teabekogu arendajana ning on toonud arhiivi salvestused tagasi õppe- ja lavaruumi. Torupilli ja parmupilli õpetamise ning noodikogude loomise kaudu on ta aidanud tutvustada paljudele noortele muusikutele pärimuslikku suunda. Aasta looja 2025 on Kätlin Mägi.
Kätlin pole jõudnud. Kätlin, aitäh sulle. Lokulaud aasta rahvamuusika. Lokulaua annab üle Agne Kurrikov-Herman. Aasta rahvamuusik on õpetaja ja tegutseja, kelle töö toob kokku noored õppijad ja kogenud muusikud. Ta juhendab, esitab ja loob võimalusi, et pillimäng oleks elav osa tänasest rahvamuusikast ning jõuaks uute huvilisteni. Viimase aasta jooksul oli ta mandoliinide liigijuht rahvamuusikapeol, õpetas Metsapoole laste ja noorte rahvamuusikalaagris ning osales etenduses Viimane metsavend. Publiku ette astus ta ka koos ansamblitega Mando Trio ja Mando Terror. Tema sõbralik ja kaasav õpetamisstiil on kasvatanud mandoliini nähtavust ning tugevdanud rahvamuusika kogukonda. Aasta rahvamuusika 2025 on Tanel Sakrits. Rahvamuusikapeo ansambel ja võtavad esitada sellise pala nagu Peetri polka. Tõepoolest, meie viimane lugu täna on Peetri polka ja selleks on mitu põhjust. See on sümboolne sellel põhjusel, et see oli ka rahvamuusikapeol liikide kõige viimane lugu, aga selle loo seadjaks on Tarmo Kivisilla ja tema üheks lähteideeks selle seade puhul olid just lokulauad. Ja see lugu, selles loos on lokulaua soolod, nii et me ei saanud täna seda mitte mängida, sest kus veel mängida lokulaua soolod. Ja meil on nii hea meel ja nii armas ja suur au, et me saime juba oma koduse lokulaua siia ka kaasa võtta. Aitäh selle eest, et me saime seda mängida ja tuleb Peetri polka.
Lokulaud aasta tantsujuht. Lokulaua annab üle Kadri Tiis. Aasta tantsujuht on tantsuõpetaja, kes liidab kogukonda ja aitab noortel oma juuri leida. Ta õpetab gümnaasiumis, juhendab tantsurühmi ja loob seeläbi võimalusi, et rahvatants saaks olla osa nii koolielust kui ka kohalikust kultuurist. Tema töö kooliõpilastega Viru väe kursusel, haridusasutuse koostöö edendamine Tarmampää seltsiga ning roll noorte juhendamisel on aidanud viimastel aastatel tugevalt kujundada Virumaa tantsukeskkonda. Möödunud aastal oli ta maakonna tantsupeo liigijuht ja üldtantsupeo liigijuhi assistent, aga eelkõige on ta looja, tänu kellele tants jõuab noortele iga päev. Aasta tantsujuht 2025 on Triinu Sikk. Enne kui me päriselt lõpetame ja saame minna tänase õhtu järgmise osa juurde, tahan ma kutsuda üles kõiki teid, head rahvatantsu ja rahvamuusika pereliikmed, tugevasti kõlistama, lööma vastu lokku laudasid nii, et see heliseks üle külade ja üle linnakeste ja üle alevite, üle linna osade. Nii et see heliseks üle Eestimaa, tooks soojust ja rõõmu ja annaks inimestele märku, et nad oskaks õigel ajal kohal olla, et meie pärimusest kullateri otsida. Jaan Kaer, tantsu autor Elo Unt. Soveldajad, olge head!
Palju õnne kõikidele uutele Lokulaua orkestri liikmetele. Helistage kõvasti. Aitäh teile, ilusat jõuluootusaega, ilusat aasta lõppu ja kohtume juba õige pea, aga meil on veel pool asja ees, sellepärast et omavahel on kõik jutustamata, tort on söömata ja mandoliniorkester on kuulamata. Siin laval on programm lõppenud ja me ootame teid kõiki foyeesse, kus nimelt eelpool nimetatud ühiselt ja rõõmsasti teha saame. Aitäh, Lokulaua pidulik kontsert on lõppenud.